siis puitarhitektuuri näitusele. Minu nimi on Priit Randla ja ma olen siis üks selle näituse kuraatoritest. Ja miks ma seda näitust tegin, on see, et ma olen tegelikult juba 6 aastat töötanud Tartu linnavalitsuses ja tegelenud just miljööaladega ja ka muinsuskaitsega. Nii et Tartu linna ja Tartu vaateid ma iseenesest tunnen, et teil selle kohta on küsimusi, siis saame kenasti sellest ka rääkida. Nii, aga kui nüüd siia näitusele tulla, siis milles see näitus täpsemalt on? Et kui me mõtleme selle Tartu puidu peale, siis me mõtleme eelkõige siin näitusel välja toodud need endiselt eeslinnad, need kunagised agulid, mis siis praeguseks on linnaga täiesti kokku kasvanud. Ehk siis me räägime Karlovast, me räägime Supilinnast, me räägime Ülejõest ja kõikidest nendest väga tuttavatest kohtadest, mis suure juhuse läbi tegelikult on tänaseks ju väga hästi säilinud. Ja kui me mõtleme nüüd nendele puitmajadele, siis tegelikult nende ajalugu on ju päris pikk, see ulatub tsaariaega. Ja tsaariaegne arhitektuur siis, kus just see 20. sajandi algus, kus need hoomed pärit on siis just selle kunsti ajaloos või arhitektuuri ajaloos historitsismi aeg, mis tähendab seda, et puit annab rohkem võimalusi mängida, tulevad erinevad huvitavad detailid, mis ei ürita imiteerida kiimana. Ja just see historitsism ja see 20. sajandi algus ongi siis see, mis meil ka tänaseks linnapildis on väga hästi säilinud. Ja kui me mõtleme nüüd siis, kuidas see linn arenes, siis tegelikult kõik need puumajad on ju peamiselt kerkinud kunagiste mõisate aladele, mõisamaadele, mis siis mõistikuid jagasid kruntideks. Ja sellises seetõttu, et linna areng oli saanud väga suure hoo sisse, tulnud oli raudtee ja üleüldine suurem linnastumine, mis tähendab, et maalt tulijatel oli kiiresti vaja soodsat kohta, kus elada. Ja siis kerkisidki sellised lihtsad, odavad, kergesti püstitatavad puidust hooned, mis siis pakkusid väga palju suures ulatuses elupinda. Ja kuigi need eluolud ei olnud mugavad, siis ikkagi nad leevendasid seda elamisprobleemi nii-öelda päris hästi. Ja võib ka tegelikult öelda, et see toonane ehituskvaliteet oli päris hea, et puitu ikkagi valiti päris hoolikalt, mida ei saa öelda näiteks praeguse ehituskvaliteedi kohta alati. Ja tänu sellele ju ka need 100 aastat vanad uksed ja aknad on paljuski ka praegu säilinud ja võib-olla vajavad ainult näiteks üleverelimist. Et see on ka see suur boonus. Nii, ja kui me nüüd mõtleme siis läbi ajaloo, siis Eesti Vabariigi alguses, kui Eesti riigil olid siis täiesti uued ideaalid, tekkisid sellised aedlinnad, mis olid hoopis luksuslikumad, nagu Tähtvere või Tammelinn, siis vaadati ikkagi üsna viltu nendele kunagistele agulitele. Ja tegelikult nende puitlinnade maine ei olegi väga palju jõudnud tõusta, sest et kui tuli Nõukogude aeg, siis toonased generaalplaanid nägid ka ette tegelikult väga paljude nende piirkondade lammutamist, milleni õnneks siiski ei jõutud, sellepärast, et ei olnud Nõukogude Liidul siis pakkuda asenduspinda nendele elanikele, kes seal siis elasid. Mis on siis ka see, miks Annelinn nii-öelda kerkis tühjale kohale, et seal ei olnud vaja kedagi ümber kolida. Ja sealt alates, kuna nüüd siis Nõukogude ajal olid need piirkonnad ikkagi mõeldud lammutada, siis ega neid ju väga ei remonditud ja see olukord läks ikkagi üsna kivinukraks.
ja kui me korraks mõtleme ka Põhjamaade peale, siis siis 50–60-ndatel Põhjamaadest ju tegelikult sõda niimoodi üle ei käinud. Aga 50–60-ndatel oli ka seal suur elupindade kriis, mistõttu väga palju puitmaju jõuti seal ikkagi kvartalite kaupa ise maha lammutada. Nii et kui nad lõpuks jõudsid pidama, siis praeguseks on need väga suure kaitse alla võetud ja neid ikkagi püütakse hoida. Mis on siis nagu ka meieni jõudnud arusaam tänu siis Põhjamaadele, et tegelikult mingisugune väärtus nendel piirkondadel ju ometigi on. Ja väärtus on just ka eelkõige see, et nad on tõesti nii terviklikult säilinud ja tegelikult säilinud ja et nad pakuvad ka tegelikult väga inimlikku linnaruumi, et seal on palju haljastust ja tegelikult on nad tänaseks ju kasvanud kesklinnaks, nad ei ole enam see äärelinn või isegi linnaväline piirkond, et nad on tegelikult saanud kõik need mugavused, mida siis tänapäeva inimene justkui võiks tahta. Nii, selline väike sissepõige, kus need puitmajad tulevad. Loomulikult on neid puitmaju siin ka hiljem ehitatud, on erinevaid Eesti-aegseid puitmaju, aga nendele on meil siin nii väga võib-olla keskendunud ei olegi. Aga ma korraks räägin, mida siin näitusel näha on. Näiteks siin laua peal, kui teid hiljem huvitab, on igasugust kirjandust just selle puitmajade teema kohta, Tartu kohta. Ja kui ma nüüd räägiks nendest teostest, mis siin näitusel on, siis väga palju on siin Pallase kunstikooli erinevate kunstnike töid. Pallas on siis oluline kunstikool, mis avas ukse 1919 ja millest käis läbi väga palju olulisi Eesti kunstiajaloo kunstnikke. Nendest räägin natuke hiljem ka täpsemalt. Aga mitte ainult Pallas, vaid meil on siin ka hilisemaid ja meil on siin ka täiesti kaasaegseid kunstnikke ja meil on siin ka töid, mis on tehtud kas või just ainult sellele näitusele. Näiteks siin seinas head muljed. Me tahame, et inimesed tunneksid ära neid piirkondi ja et nad saaksid samastuda ja tunda, et see on nende kodulinn või et see kant on neile tuttav. Ja võib-olla siis selle võrra ka kuidagi väärtustada neid toredaid piirkonda. Võib-olla ma natuke räägin ka siis siin ruumis mõnest asjast veel lähemalt. Näiteks, kui te vaatate sinna taha seina, natuke lähemalt. Miks nad võib-olla huvitavad on, ma rääkisin teile, et nõukogude ajal need piirkonnad olid üsnagi kurvas seisus. Kapitaalremontide läbi oli neid üsnagi koledaks ümber ehitatud ja nad olid mõeldud ikkagi pigem lammutamisele, siis siin on fotod aastast 85. Nende autor on Malev Toom ja huvitavad on nad seetõttu, et ta on just püüdnud neid kunstiliselt edasi anda või just näinud seda huvitavust või neid detaile, et seal on siis pesu kuivab või just need arhitektuursed detailid. Et see on omamoodi huvitav ja just see, mis aastast need tööd siis nagu pärit on. Ja kui te vaatate siin näitusel neid töid, siis ma tegelikult soovitangi pöörata tähelepanu sellele, millal see töö on maalitud või tehtud. Just seetõttu, et mida varasem töö, näiteks kui me vaatame siin 30. aastate töid, siis on väga olulisel kohal tegelikult see kohalik elanik. See inimene, kes selles Agulis on elanud, see, kuidas ta neid raskeid veepange näiteks kannab, kuidas ta teeb tööd. See on just see realismi aeg, kui üritataksegi just kuvada seda tegelikku eluolu ja anda edasi seda, kuidas siis tegelikult Toom elati ja kui tegelikult raske oli sellel inimesel, kes oli siis just kolinud maalt linna ja kes pidi siis kohanema siin nendes oludes. Ja 30-ndatest näiteks väga palju on, kui me tuleme siia järgmisesse,
näiteks võib-olla seda 30ndatel on siis jah, just see figuur oluline ja üks olulisemaid kunstnikke tollest ajast on Andrus Juhani. Andrus Juhani on viimasel ajal meediast läbi käinud ka sellega, et Ihastes kaotati ära siis tema nimeline tänav. Just selle tõttu, et ta oli tema seotusega Nõukogude sõjaväe hävituspataljoni liikmeks olemisega. Samamoodi läks ka Kaarel Liimandi nimelise tänavaga. Aga siin näitusel on mõlemad kunstnikud vägagi esindatud, sellepärast, et kui me räägime näiteks Liimandist, midendab Johanist, siis tema oli pärit 7-lapselisest perest. Pere elas suhteliselt kitsastes oludes Tallinnas Tondi Agulis ja temale oli just see Aguli keskkond väga tuttav ja see oli see, mida ta tundis ja see on see, mida ta siis väga realistlikult ka edasi annab. Et kui te näitust vaatate, siis Johani tööd jäävad just siia peale, võib-olla vaadake siis selle pilguga. Ja kui ma rääkisin sellest, et vaadake aastaarve, siis tegelikult ju kui tuleb Nõukogude aeg, siis Aguli temaatika on see, mis pakub hästi turvalist ainest, et see ei pretendeeri poliitikale, mis tõttu on tegelikult need Aguli vaateid ka sellest ajast väga palju. Ja mida rohkem me tuleme tänapäeva, seda rohkem võib tegelikult öelda, et need tööd lähevad järjest värvilisemaks ja järjest helgemaks ja tänapäevased kunstnikud ei kujuta enam seda kohalikku elanikku, võib-olla seda kohalikku elanikku ei olegi enam sellisel määral säilinud või olemas. Et need tööd on hoopis rõõmsamad, nad on kindlasti peaaegu eranditult, kõik on suvised vaated, sest et kui me näiteks võrdleme siin 340-ndatega, siis väga paljud vaated on millegi pärast sügis või talv, mis just annavad ka seda rasket eluolu ja seda keerulist elu edasi. Nii. Ja siin ruumis on veel päris palju välja toodud Tartu sõpruskonna töid. Tartu sõpruskond on siis väike kilt kunstnik Pallase kunstikoolist, kes siis koondus kokku. Neil oli seal siis Valve Jaanov ja Kaja Kärner ja Heldur Liires ja mitmed teised. Ja paljud pallaslased elasid Karlovas just seetõttu, et Karlova kunstikool asus praeguse Pallase hotelli koha peal, seal Riia maantee ääres. Seda hoonet ei ole enam säilinud. Aga kuna see kool seal Karlova ääres paiknes ja Karlovas oli teadupärast siis väga palju odavaid väikseid üürikortereid, mis siis nendele kunstnikele, kelle rahaline seis ei olnud kiita, oli siis loogiline elupaik. Ja kui nad seal Karlovas siis elasid ja üksteise juures külas käisid ja mõtteid vahetasid, siis tegelikult sellest Tartu sõpruskonnast on väga suuri ja väga olulisi kunstiilminguid ja töid tulnud, aga mis siis siin näitusel on loomulikult need vaated. Et siin me näeme siis peamiselt paljusid naiskunstnike vaateid, kes siis seal Tartu sõpruskonnas olid. Ja miks nad on toredad, on see, et nad on väga äratuntavad siin need vaated. Kui te vaatate, siis siin kohe paistavad näiteks siin Pargi tänav ja Salme tänav, et need kõik on praegu ka täiesti äratuntavad. Ja see on väga tore. Ja nagu ma rääkisin, siis see Tartu sõpruskond eksperimenteeris ja proovis ikkagi nii-öelda lääne kunstiilmingutega järge pidada, siis kuhu see arenes seal tagumises nurgas, on 2 abstraktset tööd. Need on siis Kaja Kärneri Aguli teemalised abstraktsed tööd, mis on siis ainukesed sellel näitusel, mis on nii-öelda abstraktsed ja mis on siis kuidagi sünteesunud, et nad on natuke teistmoodi, et soovitan neid siis ka jälgida. Ja selle kõrval on samuti 2 natukene erandlikku tööd. Need on siis nii-öelda aknast välja perspektiivid, et seal
ühe pildi peal siis naine istub akna peal ja siis natukene seda puitarhitektuuri paistab seal tema taustana ja teisel tööl on siis kass akna peal. Ja selle tööga on huvitav lugu, kui avasime seda näitust ja ajakirjanik tegi intervjuud ja siis ta küsis, et kas te panete siia näitusele ka mõne kassi ringi jooksma. Lihtsalt kuna agul ja kass need ju ometi käivad kokku. Ja ma oleksin väga rõõmus olnud, kui siin näitusel oleks olnud mõni kass. Kahjuks seda ei juhtunud. Aga kujutate ette. Nii, ja võib-olla olete ka juba märganud, et siin ruumides on siis lae alla pandud erinevad fotod rippuma. Need on siis 1920. aastate Johannes Pääsukese fotod ja need on siis rippuma pandud just nii nagu pesu kuivaks agulis. See on see seos. Aga fotod on ka selleks, et kui kunst nii-öelda ülendab seda agulit, ikkagi toob seda natukene romantilise prisma sisse, siis foto on see, mis näitab ikkagi nagu tegelikku elu. Ja just siin otsevaates on siis foto, kus on ühe Meloni tänava elamu sisemus ja see on üsnagi trööstitu. Et kui te seda vaatate, see näeb välja tõesti nagu mõni vana talumaja, mitte üldse nagu üks linnamaja. Et selline huvitav kontrast siis fotode ja kunsti vahel. Ja siin ruumis ma tahaksin veel ka välja tuua siin nurgas. Ja võib-olla tahaksingi korraks on üks uisutajatega maal. Ja see uisutajatega maal on siis Lüüd ja Vallimäe margi maal 50. aastatest vist oli. Ja see uisuväljak siis paiknes Pärni vabriku juures. Ja ma ei tea, kas asi on praeguses aastaajas, aga millegipärast see töö on väga palju tähelepanu saanud ja paljudel külastajatel üks lemmikuid. Et see on siis maalitud Lüüd ja Vallimäe aknast ja tema tütar siis uisutas seal. Et selline tore seos. Ja tahaksin veel öelda, et päris paljud teosed, nagu ma ütlesin, siis need kunstnikud elasid näiteks Karlovas, siis nad ka päris palju maalisid oma aknast välja, mis tõttu on päris paljud töid, mis on sama vaade, aga näiteks erinev aastaaeg või erinev valgus. Et oleme nüüd üritanud siin näitusega kõrvuti panna, et siis te saate võrrelda ja jälgida ja näha, kuidas siis samad motiivid tegelikult kattuvad. Et selline tore leid. Peale maalitud ka kahekorruseline kuur. Et kui me räägime Tartu puitarhitektuurist, siis me tegelikult ei saa väga välja tuua mingeid kindlaid tüüpe. Kui Tallinnas on võib-olla Tallinna maja või Lenderi maja, mis on selline kindel arhitektuuritüüp, mis on sellele linnale omane, siis Tartus väga hästi seda välja tuua ei saa. Küll aga on siin natukene rohkem kui teistes linnades kahekorruselisi kuure, mis õnneks on ka tänaseni säilinud. Ja siin maalil siis on väga kenasti see kuur nii-öelda esikohal. Ja on teatud ka rääkida, et kõik need 3 naist, kes siin ees seisavad, need on siis selle Tähetänava maja elanikud, et kõigil on kindel koht ja kõik on kindlad inimesed. Et selline tore väike detail. Seal on siis ümarvorm, kuhu peale me oleme siis pannud Viiralti pliiatsijoonistused. Ja kui ma näitust hakkasin kokku panema, siis see oli väga tore leid. Et Viiraltilt on tõesti väga suur hulk supilinna joonistusi. Need on siis aastast kõik 1920 ja kuuldavasti on siis seotud sellega, et olevat saanud vabadussõjas haavata ja tal oli igav ja ta harjutas kätt. Sest et 1919 oli just avatud Pallase kunstikool, ta oli just tulnud siia õpilaseks.
ja see oli siis tema võimalus kätt harjutada. Ja kui me oleksime tegelikult teadnud, et meile tuleb selline konstruktsioon siia, me oleksime võib-olla neid joonistusi isegi siia rohkem pannud. Et need on päris toredad ja neid ei ole väga palju näitustel liikunud, nii et soovitan süveneda, kuidas siis tema on neid detaile üles joonistanud. Ja selles konstruktsioonis on ka väikesed piiluaugud, et nendest võib siis sisse piiluda ja vaadata, siis seal ka ekspositsioon nii-öelda jätkub. Siin, kui te näete, siis on üks väike Peet Areni mool, pealkiri Aguliu, aastast 26–30, ei ole täpselt teada, millal tehtud. Miks ma selle välja toon, on see, et see on minu üks lemmikuid siin näitusel. Lihtsalt seetõttu, et see on selline anonüümne väike agulihoov. See hoov on täitunud lumega, siin on pesuköök ja üks kummaline figuur siin all. Et tegelikult selline hästi tüüpiline Tartula ja kuna ma oma tööga pean ka hästi palju mööda objekte ja mööda hoove käima, siis võin öelda, et see on väga tüüpiline ja tavaline ja selline väga tartulik, et selline tore leid, jälle mida võib-olla palju ei ole näitustel näha olnud. Ja mida siin nurgas veel välja tuua, on see töö. See on siis Imad Schumanni teos. Ja Imad Schumann on siis üks praeguseid Tartu, võib öelda, et armastatumaid näituseid, kunstnikke. Ja tema siis, kui tema midagi maalib, siis põhimõtteliselt talt ostetakse see ka käest ära. Ehk siis see töö tuleb siis meile erakogust. Et hästi selline armastatud kunstnik ja tema on just hästi palju neid linnavaateid ja just neid puitmaju ka oma töödesse kandnud, nii et see peaks olema seal Mäe tänava kandis, aga hetkel pead ei anna. Et natuke abstraktne ka, et siin on väikseid maju pandud, et see ajab natuke segadusse võib-olla, et kus see siis ikkagi täpselt on. Aga selline väga meeleolukas ja kaasaegne töö. Nii, liigume. Ja tartlaste poolt väga armastatud kunstnik, kes just siis nendele puitmajadele on spetsialiseerunud ja kui ta sotsiaalmeedias oma neid joonistusi hakkas üles panema, siis hakkas talle tulema ka väga palju tellimusi sisse. Et isegi mul endal on minu enda majast seina peal pilt. Et ta on väga palju tellimustöid teinud ja väga palju seda puitu siis oma töödes kasutanud ja saime siis temalt ka mõned tööd siia näitusele tundus, et ilma näitust ilma temata nagu hästi ka teha ei saa, sest see ei ole aus, sest tema on ju ka ikkagi nii Tartu puitarhitektuuri keskne. Et läbi ajaloo tegelikult saab öelda, et oli Pallases neid kunstnikke, keda nimetati aguliromantikuteks või kellel agul oli just kesksel kohal tema loomingus, siis samamoodi võib nüüd ka juba siis kas selle Imad Schumanni või siis selle Sašami kohta öelda. Et see on lihtsalt ääretult tore, et tegelikult see linnaruum ikka veel samamoodi inspireerib ja loomisele kõnetab. Ruumis on meil siis nüüd veel natuke rohkem neid kaasaegseid kunstnikke ja siin laua peal on päris põnevad märknikud siis kunstnikud, kelle nimi on Kristel Sergo. Ta on ka siin Tartus õppinud ja päris palju Tartus visendanud, neid võib lapata, ta on andnud meile nii-öelda vaatamiseks, neid võib kõiki siin uurida. Ja need on siis tõesti Tartu põhised ja kui ta on midagi paremat sealt välja koorunud, siis ta tavaliselt teeb vist maalid ja need 2 maali siin seinal näiteks on siis samuti Kristel Sergo omad ja need on ka siis spetsiaalselt sellele näitusele tehtud, et siin on, mida neid vaatate, ilmselt tunnete ära Karlova. Et selline
natukene kergelt abstraktne, aga siiski äratuntav. Ja mida ma siin ruumis veel tahaksin välja tuua, on selgus. See on siis Alexander Mülleri uskuge või mitte, aga tegemist on akvarelliga. Ja mis on veel uskumatum, on see, et see akvarell on siis aastast 1920. Et nii suure formaadiga ja nii erksad toonid ja tegelikult, kui te ära tunnete ka selle Kastani tänava vaate, siis tegelikult ega siin ei ole ju väga palju muutunud viimase 100 aasta jooksul. Et selline jällegist väga põnev liid. Seal nurgas on meil veel üks erakogutöö, üks pliiatsi-joonistus, ka natukene abstraktsem. Selline omamoodi Kuu ja Karlova vaade. Et selline omamoodi siis natukene kokku pandud erinevaid joonistusi ja graafikud ja veel mõned maalid. Et seal te näete siis ühte olemisenäitajat Magnus Juhanilt ja seal on see kohalik elanik, kellest ma rääkisin, kes tõesti on natuke vaevatud olemisega ja kelle elu ei ole lihtne. Ja siis mida ma välja tahaksin tuua, on graafika, et siin on väga põluvad tõesti Tähetänava lumesadu ja see kõik väga rõõmus. Telekast tuleb siin film, mis on võib-olla ei olegi niivõrd oluline, et umbes tunni aja pikkune Karlova film aastast 2003, erinevad filmid kokku pandud. Aga võib-olla üks naljakam koht on seal siis üks intervjuu ühe vanalinnaga, kes elab kuskil seal Karlova taga ja intervjueritab siis küsib, et eks ole Karlova üks ilusam Tartu linnaosi ja tädi vastab, et mis ta nüüd nii ilusam on ilusam. Et 2003 oli tegelikult aeg teine ja kui te vaatate ka sealt filmi pealt, siis need majad on ikkagi üsna sellised räämas ja tegelikult ka paljud majad, mida seal võib-olla näete, mida tänapäeval ei olegi, olen nad lihtsalt väga põhjalikult ka ümber ehitatud. Et selline oma aja dokumentatsioon, see on võib-olla tema väärtus.